mis siis juhtub, kui sa tunned, et oled koolituse ära teinud ja midagi muutad? See on võimalik ainult juhul, kui juht ise on nii kinni või juhid on ise nii kinni, et nemad ei taha muutust läbi viia. Vastasel juhul see ei ole üldse võimalik, sellepärast et mida mina võin juba öelda, et 100% juhtudes ma saan nagu luua pinnad ja ma saan nagu selle olukorra viia kas siis selle päeva või paariga nii kaugele, et inimesed on tegelikult valmis järgmisteks sammudeks. Sest et nende päevade jooksul ma teadlikult ikkagi püüan ka tabada neid inimesi, kes ei taha tegelikult nagu kaasa mängida niinimetatud ja ei taha seal olla ja ongi sellised vastu punnid. Ja ma püüan ka selle töökoolitustel juhi eest nagu ära teha. Et need asjad nagu läbi rääkida, läbi klaarida, vajadusel läbi vaielda. Ja et koolituse lõpuks on ikkagi inimestel nagu arusaamine, et see on nagu see koht, kus ma olen valinud olla vabatahtlikult ja kui ma otsustan siia jääda, et siis tegelikult juhil on nagu justkui nagu eetiline õigus oodata ka seda panustamist, et sa ei saa nagu näiliselt olla siin, et ma justkui käin siin tööl, aga tegelikult ma ei taha siin käia nagu. Ja sa mängid nagu sellist mängu. Aga nüüd kui juht ise, mis iganes põhjustel näiteks ei vii neid järgnevaid samme ellu pärast koolitust, sest ma alati pole koolitust jätan mingid järeltegevused siis, et tee seda, tee seda, tee seda. Kui juht seda ei tee, mis iganes põhjustel, üldjuhul põhjuseks on lihtsalt ebamugavus, et see on võõrast talle. Et ta ei suuda tegelikult sellesse liidri rolli päriselt üldsegi minna, et ta on nagu pigem just ülesandete kätteandja ja kontrollija. Ja selline igapäevane organiseerimine, see kukub päris hästi välja, aga selliseid meeskondlikke teemasid lahendada, neid on nagu teistmoodi tulnud seda teha. Seal on nagu psühholoogiat, seal on emotsioone, seal on nagu inimlikkust liiga palju. Ja paljud juhid ei lähe tegema ja siis mis maagi teha saan. Aga kas on see softball, mis nagu räägitakse, mis on nagu puudu, et rohkem nagu sa ütlesid emotsioon ja selliseid asju? Ütleks niimoodi, et seda millegipärast kasutatakse seda terminit softball, aga see on tegelikult palju nagu tugevam pool. Sellepärast, et mingit nagu julgust või mingit südikust ei ole vaja, et minna kuskile koosolekule, sul on nagu seal ruumides inimesi, näidata neile Excelit, rääkida, mis on järgmise nädala plaanid, jagada piltlikult ülesanded kätte, et see ei vaja mingisugust nagu tugevust. Tugevust vajab päriselt see, et olla ehe, nagu tunnistada, rääkida tundlikel teemadel, tuua luukered kapist välja, julgeda ise peeglisse vaadata juhina, tunnistada teiste ees, mis sa leidsid seal kapist. See on tegelikult nagu tugev pool. Ja selle jaoks on vaja päriselt siis nagu julgust. Ja nüüd enne seda eelmist kohtumist mul oli üks järelkohtumine just ühe panga juhtidega. Ja väga kihvt oli näha, et nad 6 aega tagasi oli meil 2 päevane selline koolitus. Ja nad läksid sealt ära siis konkreetselt ülesannetega, et minna oma tiimidesse ja hakata seda asja siis rakendama. Ja see kihvt oli näha, kuidas moodi ikkagi juhid, kes tulid koolitusele üsna nagu ühese arusaamisega, et mis on tema roll, mis on juhtimine. Ja nüüd nähes 6 aja, kui palju nad tegelikult muutunud on, kuidas nad nagu silmad särasid, et nad olid nagu teinud mingeid asju, nad olid proovinud ja nad olid saanud tegelikult positiivse tagasiside, et töötajad olid reageerinud positiivselt ja nagu ma ise ütlen, et juht astub 1 sammu, töötajad astuvad 3 sammu sulle vastu. Siis nad tegelikult kõik ootavad juhilt selle rolli täitmist, ole juht, ole nagu liider. Ja jah, et ma ei mäleta ausalt, mis sa küsisid, miks ma seda rääkima hakkasin, aga lihtsalt see oli, see softi pool. Softi, ja, et see ei ole üldse soft nagu, see on väga-väga keeruline. Ja ma tahtsin öelda seda, et nagu üks juht ütles, et ta päriselt läkski ja ta oli suht distantseerinud oli tegelikult see seltskond temast ja palju pingeid oli. Ta ütles, ma võtsingi rahva kokku ja ütlesin, et teate, ma käisin sellisel koolitusel ja pani mind päris palju mõtlema ja meil jäidki mingid kodused ülesanded ja ma ei tea, kuidas see kõik välja hakkab kukkuma. Aga ma püüan neid asju teha, et kui see kukub kohmakalt välja, olge siis nagu hellad mu vastu. Ja ta ütles, et ma ei teadnud üldse, kuidas inimesed reageerivad ja ta ütles, ma olin nii üllatunud, kui ma nägin seda mõistmist ja nägin seda inimlikkust, mis sellesse ruumi oli saabunud, sest kuni selle ajani võib-olla kõik olid mänginud rohkem nagu me oleme töötajad, sa oled meie juht, meil on nagu rollid paigas, meil on arusaamine paigas, mis on lubatud, mis ei ole lubatud. Ja nüüd, kui juhi maski tagant tuli välja inimene ja ütles, et teate, mul on selline plaan ja ma tahaks nagu rohkem hakata teid võib-olla tunnustama ja rohkem nagu märkama teid. Ja võib-olla see algul mõnes olukorras kukub nagu naljakas välja, et andke andeks siis mulle ja see, kuidas moodi selle peale, kui juht tuli välja inimesena, tulid ka inimesed nagu inimestena välja, mitte töötajatena. Ja kui lähedale nad jõudsid selle kaudu, et see on nagu kihvt. Siit tulebki nüüd see, et soft versus strong või nagu, et see vajab julgust olla nagu ehe, olla haavatav, sest mida tähendab haavatav tähendabki see, et sa võtad kaitse maha ja sa ei tea, mis saab nagu. Ma ütlen midagi, ma ei tea, mis saab, ma ei pea nagu ette teadma, mis saab, et ma olengi nii ehe, et mul ei ole midagi nagu kaotada. Ja see ongi see hüppe tundmatusse. Ja see on see koht, mis vajab nagu tohutut julgust. Sest et kui sa oled kogu aeg mingit rolli kandnud, kõik teavad, kuidas sa käitud,
mis väärtused sul on, kuidas sa reageerid, mis on sinu jaoks piirid, mis asjadest tohib rääkida, mis asjadest ei tohi rääkida, kõik on harjunud selle nagu raamistatud süsteemiga. Ja nüüd, kui kuskilt tuleb välja ootamatult mingi inimene ja sa näed, et ta on tõesti nagu ehedaks muutunud ja ongi nagu haavatav selle heas tähenduses, et siin ma olen nagu. Ja me oleme koos siin meeskonnana ja meil on vaja see asi nagu koos ära teha. See, et täna mina olen juht, see ei pea tähendama seda, et ma olen kõige targem teist, et ma vajangi teid, et igaühe panust teist ja see muudab täielikult meeskonna dünaamika. Kui ma näen näiteks oma koolituste lõpuks, et midagi sellist on tõesti juhtunud, et inimesed on ehedamaks ja nagu vabamaks muutunud. Et see on minu jaoks see kõige suurem rõõm ära minna ja tunda, et see on korda läinud.